No tere jälle siis, pühapäev siin, juba kellaajaliselt on kell 12 läbi juba. Eestis siis juba kell 1, aga ei ole jah see nädal jõudnud filmida jälle. Ma tulin siia lastega siis garaaži, töökotta, et teha väike videoklipp. Ei ole jälle hea nädal olnud, ei ole tuju kõige parem, väga pikka juttu ei tee. Nädalast võib rääkida. Siin jälle mingi klient oli, kes tõi oma rollu siia, ütles, et vahetaks starteri mootor ära, tuli lihtsalt niisama siia, starteri see mootor oli juba küljest ära, see oli istmal ja öeldi, et vaheta mootor ära ja korras. Tellisin mootori, vahetasin ära, panen starterit, mootor ringi käib, aga tööle ei lähe, helistame kliendile, ütleme, et näed, starteri mootor tehtud, see töö, mis nõutud oli, see on tehtud, aga tööle ei lähe, ringi käib, aga ei käivitu ja küsime, et kas tahad, et me vaataks siis, mis viga on või mitte, ütles, et ei, et siis läheb hind kallimaks ja et pole vaja vaadata. Järgmine päev tulid siia ja siis läksid probleemid lahti, mingid suured põkid ka, no mitte kohalikud. Ja algul tuli isa ja poeg ja siis räägivad, et ennem töötas ja värki, okei, aga mina ei ole kordagi seda kuulnud, et see töötab, mida me teeme, et tuleb ju ilma starteri mootorita see siia käima, pole kunagi näinud, et läheks mitte midagi. Ja siis lõpuks läheb kuskilt hüppab ema veel ukse sisse, siis on mingi väike laps kaasas. Siis natuke aega hiljem tulevad veel 2 mingit venda, mingit suurt põkki ja siis oli lõpuks mingi töökoda rahvast täis ja üks hetk Federica juba mingi, kuule, me peame Pablole helistama. Et ma ei tea, ei tundunud olukord midagi hullu, lihtsalt oli rahvast räigelt täis, neid terve perekond oli sisse ja vajunud. Aga ma ütlesin ka, ma korra kontrollisin, säde on, küünal täiesti kuiv, midagi seal sees ei ole ja midagi rohkem ma ei vaadanud, sest nad ei tahtnud. Daniel, ära mängi seal sellega nii palju. Ja siis midagi nad siin jamasid ja vaatasid ja uurisid ja jaurasid ja rääkisid, ei, ennem töötas hästi. Minu juurde tuli ju ilma starteri mootorita, ma pole kunagi näinud, kuulnud, et see töötab. Ja siis lasid seda starterit, lasid ja ükskord hetk läks käima, ma ei tea. Pritsungiga mootor oli ka nii, et ei, mis iganes seal oli, vahet ei ole, mina seda uurida ei saanud. Midagi need seal nikerdasid ja näperdasid ja siis läks. Ja siuke see jälle siis mingi täiesti mõttetu jamamine ja vaidlemine ja raske on asju ajada niimoodi, kui tuleb katkine mootorratas, millel ei ole midagi küljes, mida tööle ei saa panna ja siis hakatakse jaurama, et ennem töötas. Ma vahetasin starteri mootori, ma ei näppinud seal mitte midagi muud. Mul oli vaja 2 juhet lahti või 2 juhet starterile külge panna ja pistik siis ära ühendada ja ongi kõik, mitte midagi muud. Ma ei läinud kütusesüsteemi ligidale ka seal, aga kuidas sa seletad? Nii, mis veel? Siis, siin on meil siuke Suzuki Monza, sellel on vaja teha siis väikene see piiraja panna gaasi kuskile siia siis, kui ma nüüd õigesti aru sain, Juan rääkis, et ära piirata, et gaasi see üles nii palju ei sõidaks. Siis saab sellega alustada lõpuks, siin on mootor maha, siin on vändalaagrid vaja vahetada, vänt loksub, käib üles alla normaalselt. Lapsed natuke väikselt ja siin on siuke suurem töö ja kett panna ja mingeid asju oli veel. Ega siin palju olegi, siin on tihendid jõudnud küünal ka olemas, aga rohkem väga ei ole, sest et laagreid nad ei leidnud, eks need peab mõõdu järgi siis võtma, kui väljas on. Siis käisin üks Kawasaki CX-14, veits kangem pill, see on nüüd puhastatud kütusefilter, et puterdas, alla 4000 ei käinud hästi, koha peal puterdas. Hakkasin kütusesüsteemist pihta, pritsega see ja siis kütuse seest oli paak juba sealt suht must, see oli veel räigem ja sai terve remontkomplekt siis või uus pump läks ja uus see. Siin on, kuna see sobib mitmele sellele, lapsed vaiksemalt, sobib mitmele rattale, siis on veel erinevaid filtreid siin.
õhufilter, nagu näha, ega see ka väga ei hinganud ja panime kõik uued 4 küünalt ka, käib idekalt, väga mõnusalt sai käima, tegin proovisõitu, kõik töötab, koha peal käib, kõik tibents-tobents. Siin ATV, sellel on rihmavahetus, rihma oleme juba siin oodanud mitu päeva, ei ole jõudnud, esmaspäeval äkki nüüd saab. Siit poolt siis rihma vahetada, rihma tuluke ka vilgub, et paneme uue selle, siis saab selle korda. Seda ma vist talle rääkinud, siin oli hargi keevitus, kuna tagarattas oli vastu maad, jah, seda ma rääkisin. Ja sai see piiraega sisse pandud variaatorisse ülevaatuse jaoks, et mõned kilomeetrid oli üle. Ducatil on DB killerid sees, aga ülevaatuse läbi ei saanud, sest natuke liiga vali. Ja siia saigi siis, võtsin DB killerid välja ja panin siia villa sisse natuke DB killeri ümber ja klambriga kinni ja tagasi sisse. Sai mingi 10 detsibelli vähemaks, aga 2, 3, 4, 5 äkki oli üle, hästi vähe. Et siin meil see detsibelli helimõõtja on olemas, sai mõõdetud. Tõmbas vaiksemaks küll, nii et võiks läbi saada ülevaatuse. Ja siin oli ka õlivahetus, filtri vahetus, õlifiltri. Et see on ka siin nädal aega olnud, klient pole vastu võtnud, et või noh, võib-olla automaatselt vist paneb ära, ma ei tea, me peame tal vaatama, äkki saame kirjutada talle WhatsAppi, kui tal on. See on siis kindlustuse töö, siin põhimõtteliselt värvida, siin alt plastikist vahetada, see värvida, vahetada. Et siuke huvitav, peame kindlustusele siis pakkumise ise tegema siin, et palju see kokku läheb remont. Ja siis on sellega ka hea. Hyosung endiselt siin, klient käis, nüüd helistasin ka, ütlesime, et siin on uus staator ja pingeregulaator. Olen vist rääkinud, käisin sõitmas. Pärast sõitmist olid staatori juhtmed nii tulised, et põhimõtteliselt põletas uue regulaatori maha, pingeregulaatori. Ja Inglismaalt saab remont, mõlemad uue staatori ja pingeregulaatori, aga maksab sinna, ma arvan, koos käibemaksude asjadega üle 300 €. Aga terve uue kiti, arvan, peame panema, mis on siis tehtud kangemaks, parema jahutusega spetsiaalselt sellele rattale. Et ma olen suht palju teemasid lugenud ja vaadanud, et siis ongi, need ei kesta neil, need B-osad põlevad maha põhimõtteliselt. Ma olen näinud pilte, kus hästi kuumaks on pistikult läinud ja siuksed teemad. Et vot, sellega nii kirjutasime ära, sest seal peab küsima, kirjas on kodulehel, et saatke kiri ja vaata. Lapsed vaiksemalt jälle. Ja vaatame, mis sellest saab, selle võiks tehtud saada. Seda pole endiselt käima saanud, väidetavalt uus aku, 3-4 käivitust saab teha, siis on aku kotis. Õnneks tekkis, Kawasakilt tuli üks aku juurde, see ZX14, sest et sellel oli samamoodi väga pikalt käivitada ei saanud, siis oli aku kotis, et panime uue aku ka. Et see on siis vana Kawasaki aku, see natuke kannatab rohkem käivitamist, kuigi see on 2020 aasta oma. Sellega saab siis, põhimõtteliselt ongi algul sellega 3-4 käivitust Suzukile, TR750 Bigile ja siis see peale, see kannatab veits kauem. Aga jah, siuke teema. Hetkel ei saa kütet peale. Sädemed on olemas mõlemal küünlal, aga siin ma olen vaadanud, siin on vaakumid, see on kütuse pump, siit valad kütuse sisse, siis pump peaks õigesti praegu lööma õigesse asendisse ülevalt. Siit tõmbab vaakumid pumbale, alt läheb sisse ja ma ei mäleta, kas siin midagi oli veel. Siis siin üleval on üks see on praegu, ma olen pimedaks teinud siin kahe vahel. Et kütus põhja, sinna jõuab karpadeni, aga millegi pärast edasi ei jõua. Klapivahet sai ka ära timmitud, paika pandud. Netist lugesin, vaatasin, tehasest on mõeldud 0,05 kuni 0,1 sisse ja välja laskele. Aga sai natuke loetud, siis paljud kasutavad 91 aasta ja hilisemaid vahesid, sest 0,05 kuni 0,1 on natukene väike vahe. Räägitakse, et siis on 0,08 kuni 0,13 sisselaskele,
0,15 kuni 0,20 äkki oli väljalaskele, et ma panin sinna nendest asenditest praegu. Ja praegu sellega on siis veel teema. Mul pole kütust ka praegu rohkem, mida sealt üle alt sisse valada, nii et ma pean kütsi tooma. Kas selle peale olema raisanud tunde lihtsalt sellepärast, et klient tahab kogu aeg uusi arveid, uusi asju. Ja nüüd sai öeldud, et ta jah, kogu aeg, kui midagi on, tegime esimese arve ära või kuidas seda nüüd öeldakse, selle pakkumise, siis oli okei, siis tegime järgmise, siis tahtis 3., 4., 5. ja siis lihtsalt siin Federica neid vorpinud ja siis me ütlesime, et kuule okei, et me ei saa su tahtmist rahuldada, et ta juba vainis vahepeal midagi, ma ei tea, ähvardas või midagi, et ta viib teise töökotta ja siis me ütlesimegi viisakalt, et kuule, et me ei saa sulle seda pakkuda, mida sa tahad, et mine vaata äkki kuskil mujal tehakse nii, nagu tahad, me ei jõua enam neid arveid talle vorpida või pakkumisi teha ja lihtsalt oma aega raisata. Et need kõik kirjutamised WhatsAppis ja kõik see võtab lihtsalt nii palju aega. Et tundub, et probleemne klient kindlasti tekib pärast mingeid probleeme selle rattaga veel ja kergem on, las läheb ära, et homme või ülehomme tuleb järgi sellele. Ja praegu ongi nii, üks see ratas rollu, mis müüdud sai, sellele sai siis taha pandud ka see boks külge, ootamegi nüüd numbrimärki, et number külge saada ja siis on hea. Daniel, ära mängi. Ja jah, praegu on tegelikult suhteliselt tühi, vaatame, mis järgmine nädal toob, aga ruumi on siia oleme saanud nüüd päris palju, sest et kuidagi on vähe on seda siin. Kuigi no oli niimoodi, et tegelikult ega siin nädala algul oli ikka iga hommik ATV välja ja 3 ratast veel järgi, aga jah, niimoodi on siin, et saime, nüüd hakatakse tegema raamatupidaja kirjutas ka, et on aeg tuua arved, viisime reedel arved ära suure pataka, et kus. Ja praegu on jah, laua peale vesi ja Ot, ega siin rohkem midagi ei olegi, et vaatame, mis elu toob. Loodetavasti läheb hästi, paljud on siin käinud jälle, hüppavad uksa vahel sisse ja vaatavad sisse, osad räägivad, ütlevad, et ma ei teadnudki, et töökoda töötab. Federica küsis ka, et oled siin naaber kuskil või midagi, ütles ei, lihtsalt mul ongi motsikkel ja et eks ma tulen siia kunagi töösse. Et jah, igast inimesi käib, ikka jutustab, aga rohkem jäävad meelde need halvad kliendid, kellele midagi jälle ei sobi ja siis ongi siuke natuke ajab tuju ära ja igast muud asjad ka. Et ei ole hea nädal olnud, aga loodame uuelt nädalalt midagi paremat, eks näis. Praegu on kõik, mul rohkem ei ole midagi, sinna peame 20 rehvi saama, siis vist viiakse tasuta ära, et ootame rehve juurde, rehvitöid, sellel mootor maha juppideks ja midagi on teha ikka, saab tehtud, ütleme nii, et üks Yamaha läks ka nüüd siit kaalu peal ära, ei saanud seda käima ja osad, keegi ütles ka vist, et ostaks odavalt ära ja teeks siis rendirattaks või midagi, aga veel pole seda sihukest raha ikka veel ja kuna esimene kuu alles möödas ja et ka rahaliselt vist tuleb otsa kokku praegu, vaatame, kuidas see järgmine kuu läheb, nüüd on ju esimene kord, kui Federicale palga maksmine toimub ja et vaatame, et tasa ja tärgu, küll saab hakkama. Tore on siin olla, aitäh kõigile, kes toetasid, aitasid, saatke endiselt mulle, väga vähe tuleb aadresse ja asju, kuhu kleepse saata, et me ei taha üksikult hakata saatma, äkki loodetavasti saab suurema seltkonna kuskile kokku ja kuskil niimoodi. Aga lastel, Daniel vaiksemalt, lastel on siin väga huvitav ATV peal, nii et ma loodan, et mingit heli ikka kuulda minust ka siin. Aga praegu on kõik, ma teen siin ruttu või ma ei editi midagi, ma ekspordin ära ruttu töökojas üles ja siis on hästi. Davai, tšau siis!